sama pind, kus ma testisin Metapoo akumuruniidukit ja seekord ma võtsin siia kaasa siis Husqvarna kõige soodsama hinnaga akumuruniiduki. Täna on mul väiksem aku PLI 200 ja vaatame, kuidas see siis siin toime tuleb. Igal juhul masina kokkupanek on täielik rõõm. Väga lihtsalt. Nii, masin on valmis. Aku on sees. Keerame kinni. Läheb töö tegema. Rohi on nõredavõitu vähemalt 2 esimesel väikesel platsil, aga üle tuleb nad käia ikkagi. Akutoodete üheks suurimaks eeliseks ja omaduseks on vaikus. Nad töötavad nii vaikselt, et kui ma näiteks praegu istuksin siin Hesburgeri parklas autos, sööksin, räägiksin sõbraga juttu ja autoaknad oleks lahti, siis selline tegevus mind ei häiriks. Siin on üks selline varjuline nurk ja rohi kipub siin olema natukene paksem ja märjem. Vaatame siis, kuidas niiduk saab hakkama märjas rohus niitmisega. See ei ole väga kõrge, 10 sentimeetrit maks. No nii, ja nüüd siis kõige olulisem osa, kõige suurem tükk. Eelmisel korral ma avastasin, et 2,5 amprist Metapoo akut olid selleks ajaks siia jõudes juba praktiliselt kustunud või poole peal. Kui ma kontrollin PLI 200, mis on 5,2 ampertundi, siis sellel ei ole 4 pulgast mitte ühtegi kulu. Ees siis seisab suhteliselt keeruliste oludega märg ja kõrge rohi. Niidu kõrgus on reguleeritud 4 peale. Arvata tekitab märg, tihe ja kõrge rohi masinale probleeme. Niit on raskem, seda on häälest kuulda. Aku ei ole kõige suurem, aga kuna mul on aku siis varuks, siis ma ei anna masinale praegu armu. Vaatame, mis juhtub pärast esimest liikluskorda, kui heas seisus muruplats siis on ja kuidas ta välja näeb.
esmased tulemused on näha. Päris ühe korra niitmise tulemus see ei ole. Ma paar rida tegin üle just eelkõige võilille pärast. Muidu oleks see vajadus olnud. No, mitte just kaheldama, aga nii enam. Nii, plats on niidetud. Vaatame palju akut järgi. Nüüd siis pärast seda märjarohu rammimist on 4 pulgast 1 läinud, 3 alles, mis tähendab seda, et aku on ikkagi praktiliselt täis. Tulemus on väga hea. Ja veel üks väike detail, mis võib-olla kodukasutajale pole nii oluline, minule küll. Et üle pikka aja ja väikese masinaga on niita sellised vahed, kuhu ma muidu suure traktoriga ei pääse. Miks see on oluline? Sellepärast, et kui ma neid tavaliselt trimmerdan, siis trimmer jätab hoopis teistsuguse niidujälje, kui seda jätab muruniiduk. Muruniidukama on ühtlane, rahulik, trimmeri on teinekord agressiivsem. Vahest tuleb sisse mõni triip sõltuvalt sellest, mille vastu trimmer põrkab või ei põrkab. Aga ma ütleksin nii, et üks väike platsike on jäänud, seal praktiliselt rohtu ei kasva, see tuleb üle käia. Et Husqvarna muruniiduk LB144 on ikkagi suurepärane masin. Et seda siis nii PLI 200 kui PLI 300 akudega. Aga nüüd läksid prillid nii uduseks, et ma ei näe enam mitte midagi. Minu testid Husqvarna akumuruniidukiga LB144i on tehtud. Nüüd sai tehtud siis ka see pind, mille puhul Metapo muruniiduk jäi akude kestvuse osas hätta. Aga sellele masinale ja sellele akule, mis mul siin sees oli, see on siis 5,2 ampertunnine PLI 200 Husqvarna aku. Ei olnud see pind mitte mingisugune probleem. Akut on järgi üle poole ehk 3 pulka 4. Niidukvaliteet on hea. Masin töötab vaikselt, väga kvaliteetselt, seda on hea operatiivne kaasas kanda, kokku panna. Kõik on läbi mõeldud ja tundub, et siin annab ikkagi Husqvarna kui selline pikaajaline niidukite tootja Metapole silmad ette. Ja ma ise võtaksin oma kogemuse, kasutuskogemuse kokku oma naise sõnadega. Need on sõnad, mida ta ütles eile, kui ta veel kodus viimaseid niitmisi selle masinaga tegi. Selle masinaga, selle niidukiga võiks ta muruniitmist isegi armastama hakata. Vot nii hea on Husqvarna LB144.